Tere tulemast tagasi, kalli kuulajad ja vaatajad. Meil on jälle uue podcasti salvestus ja täna me räägime Kirstiga kahekesi. Ja tänase teema võtsime ikka selle, mis me kunagi päris alguskuudel, me oleme 35 aastat teinud seda podcasti, kui me alguses ja lubasime, et see enesekindluse, armukadeduse ja eneseväärtustamise teema, sest see tuleb tegelikult põimib läbi päris paljudest asjadest. Nii et Kirsti, me lähme teele. Lähme teele, et mul on ka väga meeldiv jälle olla siin podcasti tegemas Urmega ja loodame ikka järjekordselt ikka, et meil on kuulajad ka seal on ju, et nii-öelda lehvitame teile. Ja me eile õhtu ennem, kui me hakkasime rääkima, et mis me tänase teema teeme, me ikkagi ennem räägime läbi natuke, siis tuli välja selline huvitav asi. Mina olen olnud väga armukade kunagi, noorest pärast, hirmus armukade. Ja sina ütlesid mida? Et mina ei ole olnud armukade, mina ei ole kunagi ise tundnud seda, et mis see armukadedus tähendab. Aga kui küsin sinu käest, kui ma ütlen armukade, mis sa mõtled, mis see on? Mis see sinu jaoks on? No ma ei tea, minu jaoks vaata armukadedus, kui ma hakkan teda mõtlema ja defineerima, ma võib-olla defineerin teda selle kaudu, et ma olen tunda saanud nagu armukadedust teiselt poolt, ühesõnaga mina olen olnud nagu selle armukadeduse objektist. Ja kui mina mõtlen, et mis asi armukadedus on, siis minu jaoks see on kuidagi nagu, et inimesel ilmselt tekib nagu tunne, et nüüd see, ma ei tea, see teine inimene, kellega ta on koos, et hakkab nüüd järsku, ma ei tea, kolmandat inimest või kedagi vaatama ja see on mingi nagu hirm ilmselgelt selle üle, et kas mina ei ole piisav või mind ei taheta või midagi juhtub selleks nagu minu loogikaga. Mina kogu aeg mõtlen, et aga mis mina teha saan, kui teine inimene, kellega ma elan nagu koos ja keda ma armastan ja kui tema tahab hakata vaatama mingit teist inimest või tahab mingit muud asja, mida mina siis tõenäoliselt ei suuda pakkuda või mida mina teha saan selle jaoks, et kuidas see nagu, ma ei saa nagu aru sellest loogikast, et kuidas see võib olla minu probleem, et kui tema tahab midagi muud teha, siis ole hea, mine ja tee on ju. Ma ei saa ju sind nagu tagasi hoida. Vot, ja nüüd saan mina praegu ka sellest aru. Praegu 50+ olen ma ka aru saanud sellest. Aga kunagi ma mõtlesin, et kui ma ikka piisavalt palju näitan, et mulle on haiget tehtud ja ma olen solvunud ja ma nutan ja ma ikkagi ütlen, et ma armastan sind, et siis ta mõtleb ümber. Ta ei lähe tegema seda, mida ta tahtis minna tegema. No, me räägime siin vastas poolest, eks ole, antud juhul on ju. Praegu ma saan aru, et see on naljakas. Aga need südamevalud olid hullud. Ma olen tundnud füüsiliselt, ma suudan ilmselt oma ajudega, suutsin sellise südamevalu, et mul oli ring keres füüsiliselt valus. Ma mäletan, ma nutsin käpuli maas, ma mõtlesin, et ja sealt me jõuame kohe järgmise sammu. Aga kust see üldse tuleb, räägi veel sellest tundest, sa ütled, see on üljatuse tunne, see on see, et sind hüljatakse, see ei ole väärtuslik, ma ei kõlba kuhugi, keegi on minust parem, mind visatakse ära. Sest et ma tundsin ennast kehvasti, mitte see, et teisel inimesel tekkisid muud huvid. Ma ei osanud üldse nii vaadata seda või et me enam, et ta minuga nagu ei saanud enam seda head tunnet, mida ta võib-olla arvab, et ta mujalt saab järgmisena on ju. Ja minul tekkis kohe see endasse suunatud süüdistamine. Ja kui see, Ja see on täpselt see, mida ma nagu räägin, et minu mõttes see armukadedus, miks ma olen ka alati öelnud, et see on kuidagi vist nagu selle enesekindlusega nii tugevalt seotud on ju, et mina ei olegi nagu osanud seda kunagi niimoodi nagu võtta ja ma mäletan, meil on ka aastaid ju oleme seda teemat arutanud ikka siin sõbrannadega ja ma nii hästi mäletan, et ükskord üks sõbrants nagu proovis mu käest nagu välja pressida, et sa ikka natukene ju, sul ikka peab ju nagu olema, et mäletan, ta ütles mulle, et aga mõtle, et kui su mees, mul olid veel lapsed olid siis väiksed ja abielus ja kõik ja et kui
su mees nüüd, ma ei tea, leiab kuskilt, ta veel ütles mulle, et leiab kuskilt, ma ei tea, Aasiast endale mingi naise ja hakkab siis nagu temaga elama, et kas see siis ka ei ole armukade või? Ma ütlesin, et nagu ei ole, et jumal hoidku, et kui see tema nagu õnnelikuks teeb ja see on see, mida tema nagu tahab, mida saan mina teha nagu selle jaoks, et tõenäoliselt mul oleks võib-olla valus ja ma oleks võib-olla nagu pettunud või niimoodi, et aga nagu armukadedus sellisena ma ei suuda nagu ette kujutada, et ma oleks, eks ma ju see teine inimene ei ole ju minu oma. Ta on ju täiesti teine inimene, tal on nagu oma tahe, omad mõtted, nagu omad asjad on ju, ja mina olen ilmselgelt nagu noorest peale, ma olen alati niimoodi mõelnud, et ma siiamaani nagu ei oska nagu täpselt sellest aru saada, et mis tunne see on, et kust see sul tuleb. Ja ma praegu mõtlen ka selle peale, siin kuulates hakkas mul tööle, on see, et armukadedus. See tähendab just tavaliselt seda, ma arvan, see on selline stereotüüp, et keegi jätab kellegi maha, aga see keegi, kes maha jätakse, justkui armastab seda, kes tema maha jätab. On ju. Ja sellel hetkel, kui mina nagu arvan või see inimene arvab, et tema nagu väga-väga armastab seda, kes teda maha jätab, siis tegelikult oleks vaja mõelda, et mida ta selles inimeses armastab. Ta ju tegelikult, kui teda maha jätakse, siis järgus see inimene ju käitub temaga halvasti või läheb minema ta juures, sa ei saa armastada seda, kes siin maha jätab või et seal on nagu, tegelikult see on error ja see on hormoonidega seotud. Ja mina jälle mõtlen seda teistpidi, et samas on jälle see, et on ju, et kui te lubasite, et te nüüd elate koos ja kui sa väga armastad seda inimest, aga see inimene tahab midagi muud, siis kui sa teda armastad, siis sa pead ju laskma inimesel teha seda, mida ta tahab. Ja kas see siis on armastus või see kontrolli vajadus? Sa pead laskma ta nagu ära minna selles mõttes, et kui tema nagu väga nii tahab, on ju, ja kui sa teda veel armastad ka, siis las inimene teeb, on ju. Ja nüüd sa räägid ligimese armastus, aga mitte sellest, et ta läheb ja keeb kellegile teisele seda head, mis ta minule oli kunagi tegi ja nüüd ma olen kade selle peale, keegi teine saab seda asja. Ja tegelikult mina armastan teda üleüldse. No sellest me jõuame vaata selleni, et seda head asja on ju, et mina olen ju sulle kogu aeg öelnud, et nad väidavad, et see kasutades ei kulu. Et pidi hoopis paremaks minema, no võta sa siis kinni, et kumb see on, et miks siis nagu kade olla selle peale, kui keegi tahab trenni käia tegemas. No aga ei ole ju kindel, ta tagasi tuleb. See karantiid ei ole ju, võib-olla hakkab nii meeldima see trenni, seda jääbki sinna trenni. No jah, seda nad väidavad vist selle spordisõltlastega ka, on ju, et kas hakkab käima, aga ma ei tea, et eks see niimoodi täpselt on, aga minu mõttes tulebki ikkagi selle nagu eneseväärtustamise juurde on ju tagasi, et see oli ülihea point, mis sa ütlesid, et nagu mõelda, et mis asi see siis on, et sina rääkisid seda, et sa mäletad seda nagu enda seda tunnet, on ju, et kas see on nagu hirm? Ja see on hirm, see on see, et kui mina ei ole väärt, mina olen väärtusetu, minus ei ole midagi väärilist, et minust hoolitaks. Saad aru, mina ei vääri hoolimist või armastust, on ju. Sest et see tuleb nüüd kuskilt, ma ei tea, kus kohast, ilmselt psühholoogid oskaks väga hästi öelda seda ja terapeudid, aga ma arvan, kas on see kodu mingi või kuskilt sealt, kus seda enesekindlust peaks aga kasvatama lapsel või seda eneseväärtustamist ja seda, et minu väärtus ei sõltu sellest, kas see teine inimene mind armastab. Minu väärtus on minu väärtus, minu enesehinnang peaks olema, ma tean, kes ma olen, eks ole, mis minu väärtus on. Aga jah, see hülgamise asi see on küll üks asi, mis minu elus on olnud väga ka praegu, ka kuni praeguseni on väga tihti hülgamine ei ole ainult see hülgamine, et vanemad hülgavad lapse või partner hülgab. Igasugused muud hülgamised, näiteks hülgamise alla võib panna ka selle ju, et kuskilt mind ei aktsepteerita kuhugi tööle või tead, ühesõnaga see on see, ükskord ma ei ole väärtuslik, aga see ei ole ju niimoodi ja võt seda oskust juhtida neid emotsioone ja tundeid või seda sellist, et okei, sinna ma ei sobinud, nemad arvavad, et ma ei sobi sinna, aga see ei tähenda seda, et ma halb olen või katki või väärtusetu või kuidagi, et ma ei ole nagu keegi ja seda peab ilmselt õpetama ikkagi lapsest saadik juba inimesel sisestama seda, sest sinul on see ju olemas. No ma arvan küll, et me oleme sellest ka vaata rääkinud sellest enesekindlusest, et ma arvan, et see ongi kuidagi nagu, et ema on või kuidagi vanemad on ju sulle nagu valanud seda, et läbi sinu elu, et sa nagu tead, et sa oled ikkagi nagu, ma ei tea, ma ei ole kunagi niimoodi, ma ei mõtle selle peale, et ma istun, et ma olen nüüd väärtuslik või midagi, aga see on mingi selline sisemine nagu kindlus, mis nagu kuidagi ei lase heidutada nagu sellistel asjadel, et kui ma isegi ei oska ette kujutada, et on ju, et keegi nüüd nagu, et mul mees tahab kedagi teist ka vaadata, no issand jumal vaata siis on ju, et natukene võid ju vaadata,
vaadata kõrvalt, aga ma arvan, et pigem võib-olla tulevad need mingid piirid seal on ju, et mis see nagu kui pikalt tohib silma vaadata? ja no silma tohib vaadata, meil on ju väga selge, vaata, ma olen rääkinud ka seda, et kui ikka ilus inimene, ilus naine vastu tuleb ja siis ma olen mehele öelnud, et silmad võid ka pahupidi keerata, et aga pead ei keera senti ka et see on ju ülimalt selge on ju, et see on lihtsalt nagu, ma isegi ei tea miks, et ma olen alati niimoodi mõelnud, et võib-olla nagu sellepärast, et tundub nagu imelik, et ta siin minu kõrval hakkab vahtima, aga ta vahib mul üldse autosid palju rohkem kui naisi, mul on siuke tunne, et kui mõni äge auto mööda sõidab, siis ta keerab küll. Aga selle peale võiks ka armukade olla, kui sa tead, eks ole, miski pöörab tema tähelepanu rohkem kui sina. Issand, ma pole selle peale ka jälle tulnud. Ma räägin sulle, ma võin sulle õpetada, kus armukad on. Just ole. Tead, ma toon sulle jälle hea nalja, ma käisin hiljuti perearsti juures ja armas inimene, nagu väike Pöial-Liisi oli see perearst, noor tüdruk, nad oli eelmine aasta lõpetanud ja üldarst ja kõik, no imeline, kaunis inimene, tark aine, kus lisaks sellele veel on ju. Ja ma kirjeldasin siis õhtul seda sama kaunist Pöial-Liisit, eks selle, kes seal arsti kabinetis valge kitliga istus, oma abikaasale. Ta ütles, et tema ka haige. tema jäi kohe väga haigeks ja temal on vaja nüüd ka perearsti vahetada ja tema tahab nüüd ka seda Pöial-Liisit teha, et tema on väga haige ja siis ta ütles, aga no tegelikult võib-olla isegi kui ma ei ole haige, ma lähen lihtsalt räägin taga, ma lähen räägin, mis kurdan mingeid asju, ma ütlesin, kurda mulle, ei, tema tahab nüüd Pöial-Liisit teha. No ma kujutan ette, mõni naine oleks selle peale võib-olla tõmbanud noodi üles. Me naersime niimoodi, ma ütlesin, aga mine siis, ütle, et sa ei olegi haige, sa tulid vaatama. Naine kiitis, et ilus arst on. Ja vaata, ja samas on see, et okei, huumoriks ühel hetkel võib olla see, et ma olen ju kuulnud küll lugusid, kus algus tehakse nalja, aga ühel päeval ongi kadunud, on ju. No ta läheks niikuinii, kui ta läheb, see on fakt. See on nüüd nende suurte armukadedusvalude ja asjadega olen mina selgeks saanud. Ma olen kõrvalt näinud, kuidas inimesed hoiavad kinni, käivad järgi, tirivad koju, annavad andeks jälle, panevad voodisse, pesevad puhtaks, jälle ütlevad kuni järgmise korrani, eks ole, ja arvavad, et see on nende töövõit. Ei ole. See ei ole ka elu. Mis minu puhul on üks asi, mis ma arvan, mis on väga oluline, on see, ma tahan, et see inimene, kes minuga koos elab vabatahtlikult minuga. Tead, ma arvan, et see, millest sa räägid, ongi tegelikult see, millest minus on jälle nagu kogu aeg olnud nagu see teadmine ja see on täpselt see, mida ma nagu mõtlen, et aga mida ma teha saan. Ma ei saa ju mitte midagi teha, kui ta ei taha minuga koos olla, on ju. Et mina mäletan väga hästi ja võib-olla siis ongi see, et ma ei ole nagu armukade olnud, et aga mul tuli praegu üks hea nali meelde, kunagi oli, et mul see mees hirmsasti porises üks päev seal kodus, lapsed ei ole väiksed, kõik elu, kõik loial ja kõik asjad ja siis ta ütles, et huvitav, et kuidas meil alati kõik nii segamini on ju, et aga naabritel on nii korras. Ma ütlesin, et issand jumal, et aga mis siis on, aga mina ju kade ei ole, et lahuta ära ja palu naabri naist omale naiseks, et no las ta siis koristab, et kui sa arvad, et see sellest on ju, et aga tegelikult see on sellest, et seal elab lihtsalt 4 korralikku inimest ja meil elab ainult 1 korralik. Sa pead tema järgi koristama kõigile. Ei no jah, et sellepärast nagu ongi, et aga see on ikkagi, see on mingi see tunne on ju naljaks, aga see tunne just sellest, et minul on kuidagi see arusaamine olnud kogu aeg täpselt see, et me ju oleme tegelikult vabatahtlikult koos, me oleme ju tahtnud nagu öelnud, et jah, tahan küll, on ju, jah. Ja siis anna mulle teada, kui sa enam ei taha. No täpselt. See on viisakas, eks ole. Aga nii on ju. Kuule, aga me oleme ju europodcasterid, nagu ma ütlesin sulle, jah? Europodcasterid oleme va? Me tahame teada, mis ChatGPT ütleb selle peale. Et kui sa nüüd küsiksid tema käest, et mida tema arvab, mis asi see armukadedus on, et meie siin oma peas, eks ole, võime igasuguseid asju välja mõelda. Enne pidi guugeldama. Oled sa kunagi guugeldanud armukadedus? Ei, seda ei ole. Kõike muud olen. Ja. Aga küsida käest, et mis asi, et mida tema arvab, mis asi on armukadedus, et kuidas ta meile seda seletab, on ju. Sest et siis me saame ikkagi tahtsid öelda teaduspõhise või? Ei, üle maailmse teadmise, sest temal on ju teadmine igast maailma nurgast, on ju. Et mis asi on armukadedus? Kuule, mis asi on armukadedus? Vaatame, mis ta meile vastab siis, et nii. Me ei osanud isegi defineerida seda, äkki ma oleks pidanud ette juba kodutöö ära tegema. No nii, kuula nüüd, ChatGPT räägib meile, et see on tunne, et midagi sinu jaoks olulist on ohus. Enamasti suhe, tähelepanu, staatus, lähedus või isegi sinu enda eneseväärtuse tunne. Jõuame ikka eneseväärtustamiseni. See on see, kui mina väärtustan või hindan ennast läbi selle teise inimese, et see teine inimene peab mulle ütlema, kui väärtuslik mina olen. Ja, ta ütlebki, et see ei ole ainult see, et ma ei taha, et teisel oleks midagi, vaid see on see sügav hirm, ikka millest me rääkisime, on ju, et hirm kaotada kedagi või midagi olulist, siis on hirm, et ma ei ole piisav,
Näh, see võrdlus teistega, see on muideks ka väga hea point ja vajadus kuuluda ja olla valitud. jah. Ja ebakindlus enda väärtuse suhtes, no ikka igatpidi tuleb nagu selle juurde Ja tagasi. eks ole, kunagi ta ju valis minu, on ju, nii, Jaa. ja nüüd ta enam ei taha mind. Et ta Jaa. nagu justkui, nüüd ma ei kõlba talle enam, on ju. Ja jälle ma mõtlen seda, Jaa. et talle ei kõlba, ega see mina ei ole ju teistsuguseks läinud. No vahest muidugi koos elus, vaata see on, need on need naljad, et alguses, kui me saime tuttavaks, siis proua oli kõik ilus ja kena, on ju, aga siis ühel hetkel, eks ole, kui me 10 aastat abielus on, siis välja venid dressipüksid ja enam lokke pähe ei keeranud, eks ole, noh, okei, see on selleks, et võib-olla tõesti, kui ma ei hoolitse ennast ja kogu aeg ei löö lille, et seal tekib see, et ma võtan nüüd selle värske, kes on kogu aeg lilles, on ju. No okei. Küll ta ka üks päev rullidega magama läheb. Dressipükstega kodus ringi käib, on ju, et keegi ei jaksa olla surmani lilles. Kuigi, Kirsti, sa tead, et meil on paar tuttavat sükest, kes ilmselt kuni viimaseni, kui kaan peale pannakse, on veel lilles. Me teame, see on meie ühine tuttav, me oleme temaga koos koolis käinud. Isegi ühes klassis olnud, on ju. Ja müts maha, ma ütlen, ja see võtab jubeda ressursi minu ja mina nagu ei jaksa, mul on nagu mujale panen, sest et mul võtavad muud asjad nii palju aega. Aga nüüd jälle, eks ole, ta valis mind, nüüd ta enam, ma ei kõlba talle enam, on ju. Ja nüüd ma siis tunnen ennast halvasti, aga mina ju olen minu sisemine või see väärtus on ikka sama, on ju. Et noh, aga meil on kuidagi õpetatud see, et see teine pool peab tulema ütlema mulle, kui väärtuslik ma olen, on ju. Tahtsin veel öelda sulle, ma mõtlen, et kumbat pidi öelda, et just selle juurde veel, et mina, vaata ennem rääkisime, ma ütlesin, et ma ütlesin, et ma tahan, on ju, et ütleme jah ja siis on nagu edasi, aga mina ei ole kunagi nagu lubanud seda, nagu öeldakse, et ma armastan sind elu lõpuni ja igavesti, ma ütlesin, pragmaatik, nagu ma olen, ma ütlesin, et ma ei saa küll sihukest asja lubada, selleks, et üks päev ma värsku avastan, et sina mind ei armasta, on ju, et mis ma siis istun ja armastan üksi edasi või? Et nagu, no ei saa nii, on ju, et võtame rahulikult ja elame ja vaatame, mis elu toob, on ju, et selle koha pealt enam. Ma tahtsin sulle veel ühe lugeda. Ta ütles täpselt selle asja, see ChatGPT veel selle küsimuse kohta, et hea küsimus endale on, et mida ma tegelikult kardan kaotada, kui tuleb armukadedus. Ja siis jõuame, võt see sama, mis ma ütlesin, et tegelikult mõtle, mida sa nüüd armastad või keda sa armastad. Tegelikult inimesed armastavad seda mälestust, seda alguse, seda head aega. Sest üldiselt ju inimesed lähevad minema ja seal hakkavad juba enne mingi jamad tekkima, on ju, mingi riiud või kuidagi niisugune tõrjumine ja no ei ole ju niimoodi, et tõuseb üks päev poodi pealt püsti, ütleb tada läheb minema, kõik on muidu väga ilus. Teise vaates võib olla, aga tõenäoliselt siis selle, kes püsti tõuseb, sellel on ikka midagi ilmselt küpsed. Ja tegelikult tekib juba niisugune eraldus, sa saad aru, midagi on valesti, kuidagi, no, sest et üldiselt inimese on selline, et arvad küll, et ma käin seal vasakul kuskil aeg-ajalt ja naudin elu hoopis teistmoodi ja lähen koju, olen hea isa või ema edasi. No see ei õnnestu. Inimene, see on väga, mõnel õnnestub, on mingid arukordseid inimesi, aga tegelikult see on ikkagi keeruline kahte elu elada, on ju. Nii, ja nüüd sa mõtled seda, et nüüd on, eks ole, tekkinud juba ju riieldakse võib-olla ja võib-olla isegi lähisuhte vägivald ja mis asi, on ju. Ja siis üks hetk, eks ole, see inimene läheb minema ja siis sa ütled, ma nagu armastan teda. Mida sa armad? Kui sa nüüd mõtled, mis sellest inimesest järgi on, kuidas ta suga käitub või mida ta pakub sulle? Et kas sa armastad illusiooni? Seda vana, seda kunagist. Kui me tuttavaks saime, siis, kui meil oli ilus ja tore, on ju. Ja võt, kui sa seda, aga tead, kui sa oled katki, sa ei suuda niimoodi analüüsida. Jaa, nojah, see võib ka olla ja ma jäin veel mõtlema seda, et vaata, et alati ei ole ju ka niimoodi, on ju, et algul on kõik kohe hästi ja siis nagu, ma ei tea, järsku läheb, igasugu versioone on ja mul tuli praegu selline mõte ka veel, et mõtlen jälle enda elu peale, et ma ütlesin, et mina olen kogenud, on ju, armukadedust ja mina nagu tihti mõtlesin, et mina proovisin alati nagu aru saada, et miks mu mees oli nagu armukade ja kuidagi ma nagu jõudsin otsapidi selleni, et ta eelmises suhtes, ta oli vaata varem abielus olnud ja siis ta nagu rääkis mulle tohutu nagu valuga sellest, et tema on seal nagu, et on petmised olnud ja asjad ja kõik, et tal on sealt jäänud nagu mingi see siuke tohutu nagu valus jälg, on ju. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mina nüüd nagu selles uues suhtes ta nagu toob need omad vanad mustrid ja kõik nagu kaasa ja ta nagu oletab, et
et noh, nüüd ma käitun täpselt samamoodi, on ju, ja ma ei tea, ma ei ole kunagi küsinud, minu meelest see pole minu asi ka, on ju, et mis seal nagu tõsi on või mitte, aga see sihuke vanade mustrite nagu kaasa toomine. Aga ma alati proovisin mõelda ja ma kuidagi ikkagi jõudsin just täpselt selleni, et see on mingi hoopis teine asi, kui nüüd ainult see, et ma kardan kaotada nagu seda abielu või et kardan kaotada siin just nüüd selles suhtes, et see on ikkagi, läheb nagu palju sügavamale, et see on mingi selline, et no ikka just nagu sa ütlesid, et see mind ei väärtustata, on ju, et. Ja tead, on ju see näiteks tore asi, et ma järgmine kord olen targem. Te kunagi ei tule sama situatsiooni ju. Kunagi ei teki sul järgmise inimesega täpselt sama olukord, et sa oskad seda vältida, on ju. Ja nagu sa ütled, sa tood selle trauma kaasa, sest see on sinu sees lahendamata, on ju. Ja see rikubki selle uue suhtega ja ära. siis oligi, ja noh, mina mõtlen nagu selle pilguga, on ju, et siis tulid nagu täpselt, et mingid kahtlustamised, et oota, kuhu sa lähed ja kellega sa lähed ja mismoodi, et hakati nagu küsima mingeid siukseid asju ja ma ei saanud nagu üldse aru, et mis pagana pärast neid peab nagu küsima ja meil läks ka ju aastaid enne, kui ta mulle üldse nagu rääkis ja siis ma nagu ühendasin ära, et okei, et ta kuskilt on selle nagu õppinud või kuskilt kas on haiget saanud või midagi ja nüüd ta sellepärast nagu küsib neid, on ju, asju. Ta oli eelmises suhtes, kui ta sai haiget, siis oli ilmselt see, et naine võib-olla käiski kuskilt ära ja pärast selguski, et ta käis ära ja nüüd ta arvab, et sina ka, kui sa nüüd lähed toast välja, siis sa lähed teed neid samu asju. Lähen kohe, on ju. Samasse kohta, kus tema eelmine naine ja teed neid samu asju, on ju. Aga see ongi see, et tal on sees see lahendamata, on ju. Ja haiget me saame kõik, ega keegi pole öelnud, et me nüüd sünnime, jõuame mingisugusesse vanusesse, siis saame kellegiga tuttavaks ja siis elame, noh, kunagi haiget ei saa. No, on jälle erandeid, eks ole, ma olen näinud televiisoris, kus ütlevad, et inimesed on 170 aastat koos elanud, on ju. Noh, neil on hästi läinud, on ju. Ma usun, et nad aga seal haiget saanud oma seal sisemises, eks ole. Noh, ikka vahest tuleb ette igasuguseid asju. Aga nüüd, kui me mõtleme selle peale, et see eneseväärtustamine on see, mis see annab mulle selle väärtuse? Mis paneb mind tundma, et ma tegelikult olen ka nagu keegi või et minuga arvestatakse? Mis paneb? No vot, mina arvan seda, mina olen aru saanud sellest. Üks on muidugi töö, mille kaudu inimesed väärtust, noh, see on see minu töö annab kellegile mingi asja, ma näen, et see parendab maailma või annab kellegile toetust või mis iganes, mis inimesed tööks teevad ja siis ma tunnen ennast hästi, et ma olen justkui midagi teinud. Ja ütle, kui me räägime suhetes, siis ma väärtustan ennast sellepärast, et mul on ka pakkuda midagi, ma tean, mida ma saan selle vastaspoolele pakkuda, on ju. Ja ma tean ka seda, et kui ta seda vastu ei võta, siis see ei ole minu viga, on ju. Ega siis mina tema lihtsalt ei sobi võib-olla see, mida mina talle pakun, on ju. Ja see eneseväärtustamine tuleb ka sellest, kui me õpime ennast tundma. Tegelikult enda seda oma emotsioone, oma neid mõttemaailma, oma väärtushinnangud, see on see, kust ma alati räägin, noh, sõltuvushäirega inimese puhul alati see väärtushinnang langeb, et noh, lubasin, et ei sõida kunagi purjus peaga, ükspäev lähen ikka rooli, teen ära, sest et on vaja 5 kilomeetrit sõita õlle järgi, on ju. Ja siis on see, kui mul on oma väärtushinnangud paigas, on ju, kui ma olen ise tunnen ennast hästi noh, lepin jälle oma keha ja sellega, siin ma jõuan sinna, et ma ütlesin sulle, et TikTokis oli üks päev üks inimene arvanud midagi meie kohta ja sa ei teadnudki seda, no. Ja siis ma lugesin seda, mõtlesin, et no püha taevas küll, mis ma selle teadmisega nüüd peale hakkan, on ju. Et kui ma olen ikkagi iseendaga rahul oma emotsioonidega, oma mõtetega, oma kõigega, siis ma tunnengi ennast, et ma olen ju, annan midagi siia maailma. Kas see oli see, kui sa ütlesid, et keegi oli kirjutanud meile, et Paks lehm. Ja oli ja mina ütlesin sulle selle peale, et kas sa kirjutasid ikka vastu, et ammu. Ma täna kirjutan, mul ei olnud aega. Et noh, mis on selle teadmisega peale hakkan, kui tema näeb mind niimoodi, no jumala eest on ju, no, palju õnne, vaatab siis kõhnemaid, seal on õnneks võimalik lükata nagu eest ära need lehmad on ju. Oota, aga äkki tõmbame korra kõhud sisse. Et loomulikult saab ka kaalu järgi inimesi hinnata, eks ole, või vormide järgi, eks ole. Ma küsin su käest praegu, kui ma kuulasin siin, siis ma jäin mõtlema, et sa ütlesid, et noorena olid armukade, on ju, aga nüüd enam ei ole. Ja siis sa oled palju rääkinud just sellest enesearengust ja et oled nagu selle eneseväärtustamise ja selleni nagu jõudnud. Kas sa näed seal mingit seost või on see juhuslik? Absoluutselt. Ma olen ju, tegelikult ma ju olen kasvanud, ma olen endaga tegelenud, ma olen ju aru saanud sellest, et ükstapuha, kui palju ma olen olnud väga palju elus kaassõltlane.
Kas nüüd otseselt nüüd täpselt niisugune, nagu seda kirjeldatakse võib-olla ametlikes ürikutes, aga sõltuvus ikkagi suhtest ja ma olen arvanud, et mul peab olema keegi ja keegi peab justkui olema ja ma pean kogu aeg kellega koos olema ja ma ei tea, mingid asjad on ju. Ja ma olen korduvalt saanud aru sellest, ükstapuha palju sa punnid. Kui see teine inimene ei taha sinuga koos olla või leiab kuskilt mujalt midagi muud, see läheb nässu igal juhul. Ja väga palju on ju ka seda niisugust nagu näitlemist, et ma elan taga ära, sest tegelikult mul on ju, ta teeb mulle süüa ja ta peseb mu pesu ju, et ma seda head asja, mingit asja käin sealt kuskilt mujalt saamas, et head või halb on ju, aga vaata, nagu kasutatakse ära seda, eks ole, et ma kannatan ära, ta ikkagi nagu, ta ikka teeb ka midagi mu jaoks, et päris jama ei ole, on ju. Ja sa teed teisele inimesele niimoodi haiget sellega. Sest teine ju siiralt on ju, küpsetab sulle ja ma olen ühte meesterahvast oma elus pesnud puhtaks ja magama pannud korduvalt, kui ta joomapidudelt tuli, on ju. Arvasin, et see ongi armastus. Ma olen kindel, et see ongi nüüd see, et sellega ma näitan oma armastust. Tegelikult. Issand, ma jäin mõtlema, et mul on nii kahju oma mehest, et ma olen ilmselgelt halb naine selleks, et ei pese ma pesu ja ei vitsi ma väga süüa teha, peale ka ei puhu. Miks ta sind üldse armastab? No ma ei tea, ma pean ilmselt küsima ta käest, ma ei ole kunagi küsima. Mikä homman nimi? Mikä on homman nimi? Ei no täpselt see, et aga see tuleb ikkagi kuskil mujal, et seal peab olema tõenäoliselt midagi muud, on ju, et me ei armasta ju ühte osa inimesest, me armastame ju tervikut, on ju. Ja mina ka ei korista, kui mul ei ole aega praegu ja aeg-ajalt minu abikaasa ütleb mulle niimoodi, et kuule, hakkan nagu jalgu murdma kergelt. Siis tuleb öelda, et tolmu imeja on seal. Meil on veel see asi, mis sõidab ise, vajutab nuppu. Et kõik saab läbi räägitud, kui on keerulisemad ajad, siis on nii. Aga ega me sellepärast nüüd ei lähe lahku, et rull veereb esikuseni. Seal on ikka midagi muud ka, meil on ikkagi ju rohkem omavahel, mis meid seob, on ju. Ja vanemas peast ma ikkagi tahaks väita, arstid võivad meile kirjutada või terapeudid ja öelda, et see ei ole nii. Hormoonid ja emotsioonid ja kõik rahunevad maha. Vanemas peas sul ei ole enam kogu aeg, tõd aru, kõik peab kogu aeg olema niimoodi. Ma nagu mõtlen, ma ei jaksa. Ma üks päev tegelikult mõtlesin seda, kui peaks kogemata olema. Kui kogemata, jumala eest, ma ei taha ära sõnada, et ma peaks hakkama nüüd otsima või olema järsku turul vaba. Ma ei tea. Jah, ma saan sust aru ja meil on ju vaata sellest on ka kirjutatud, et kui me ükskord rääkisime nagu lähedalt neid teemasid, siis tegelikult paljud kirjutavadki, et nagu väga, et ei ole väga kerge see, et ma lähen hakkan otsima ja ma ei tea, ma vist ise usun pigem sellesse, et ma ei usu, et ta otsides vastu tuleb, et ma arvan, et ta ikka tuleb vastu siis, kui sa nagu pigem lased lahti ja endale kuidagi ära määritad selle, et mida ma siis tahan ja mida aga kui sa liigud kodutöö, kodu Maxima, kodu Rimi, kodutöö, kus siis see Maximas? Aga äkki tuleb trajektoori muuta? Aga ta ringiga tööle käima kuskilt. No näiteks. Pargist läbi. Jaa. Kes see ütles tark mees, kas Einstein kunagi ütles, et jah, muuda. Et ei juhtu, et kui sa nagu teed kogu aeg sama asja ja ootad, et midagi muutub, siis nagu ei ole võimalik, on ju muuda midagi, et võib-olla tuleb läbi pargi tööle minna siis. Või sõita näiteks läbi Tallinna Raplasse, Raplas elan läheb Tallinna Raplasse. Rong on kindlasti väga hea võimalus. Ja seda küll. No ja jälle enesekindlus ka see, et ma ei väida seda ju, et ei ole võimalik uuesti suhteid luua, aga loomulikult neid loodaks nüüd hoopis teistel alustele. Ja minu arust ikkagi, mina tahaks nüüd jälle öelda, ma tean, et see on väga paljudele inimestele vastu meelt, aga mina arvan, et tegelikult peakski olema niimoodi. Suurest pärast saame kokku, siis me saame kokku hoopis teise asja pärast. Siis me elame mingi aegana, kõige paremaks umbes 20 aastat. 20 saame kokku, kasvatame lapsed suureks 20 ja siis vahetame ära. Millest mina rääkisin, need tähtajalised lepingud. Ja siis me oleme juba 40, me oleme hoopis teistmoodi näeme neid asju, me tahame hoopis midagi muud. Ja siis me teemegi niimoodi, et siis me võtame ja siis võib-olla on see, kellega ma jaksan nagu vananeda või et nagu see, et see hull hormoonide ja see hirmus aeg, kui sa ei saa ise ka aru, mis sa tahad ja mis sulle meeldib. Ja siseline bioloogiline kell tiksub, on ju tik-tak, vaatab hoopis teise pilguga turul ringi. Et ega need asjad on sellised, et me võime ju siin igasuguseid asju välja mõelda ja rääkida, et näe, nii lihtne ongi, et teeme nii. Jah.
ja ma jäin ka mõtlema veel, et ükskord oli siin mingi mõned aastad tagasi, meil oli ka üks olukord ühe hea sõbraga arutasime just seda, et tal kuidagi tekkis ka mingi selline mure, et nüüd äkki, ma ei tea, partner hakkab siin vaatama mujale või nooremaid ja midagi ja siis tal tuli, me just arutasime seda, ta rääkis nagu, et tal tuli see hästi selline see tunne, et appi, mis nüüd saab, on ju, ja siis ma ükskord siis istusime ja rääkisime pikalt, et no mis siis saab, et nagu selles mõttes, et no mis siis on kõige hullem, et see lemmikküsimus, et ja siis on ju, et no mis siis saab, sa mõtled nagu edasi, see on nagu öeldakse, et 5 korda küsida see, et aga edasi, mis siis edasi nagu saab, et kuidagi, kui see nagu sealt läbi mõelda ja nagu endale kuidagi see protsess nagu selgeks teha, et tegelikult sa saad aru, et no ei juhtugi midagi, on ju. Et ja üleüldse ma mõtlen nagu seda, et meie vähemalt jõudsime küll kuidagi selleni, et sa pead nagu aru saama, et sa ei võistle samas sarjas, on ju. Et kogu aeg tuleb nooremaid, ilusamaid, ägedamaid peale, et kui sa nagu sellega jääd nagu võistlema ja sa kogu aeg proovid nagu ennast hinnata nagu selle põhjalt, on ju, siis ma väga kahtlen, et see võib olla küll väga hull selline. Ja tänapäeval ei ole, vaata vanasti oli see, ütleme väga-väga vana, esiteks üldse, miks abielluti raha pärast, on ju. Pandi kokku pered. Abielu, on ju. Aitame teineteist. Ja noh, seal oli ju see, et sind pandi ju paari ja kõik need asjad, noh, millal see armastuse abielu hakkas, on ju. Ja kui mõelda seda, et tänapäeval on igasugused, noh, üksinduse hirm ongi see, kui mind nüüd mingis vanuses nagu läheb inimene ära, noh, maha jäetakse või lähme lahku või saame aru, et me ei sobi enam, on ju, siis tegelikult ei tohiks ju olla enam see nii maailma hulli üksinduse hirm, sest et maailm on, sul on inimesed ümberringi, sa ei ela kuskil, ma ei tea, kõrbes või kuskil külakolkas, kus sa üksi päni jääd nüüd, et see mees läheb ära ja sa oledki seal sureki sinna üksindusse, on ju. Siis tegelikult on pigem ju see, et liiga palju on inimesi ümberringi, et tahaks nagu eralduda hoopiski, on ju. Ja see, et sul konkreetselt voodis kedagi kõrval ei maga, noh, võib-olla see on ajutine, võib-olla mitte. Kuidas sa ise valid seda? Ja mõned väidavad, et üldse, et vanemas eas eriti pidi olema jube hea üksi magada. Et nagu positiivseid pooli otsida, võta kogu voodi. Ja ma saan aru, et kindlasti see on see hirm nagu hakkama saada ja hirm kuidagi, et mis siis nüüd saab aga kuidagi jah, seda nagu täiega soovitan mõelda, et kui siuksed mõtted on, et aga no mis siis saab? Mis siis nagu juhtub? Mis see nagu on? Ja mida ma tahan? Jah, mida sa ise tahad ja kuidagi nagu see ka, et ma ütlen, et me nagu ei võistle samas sarjas, on ju, sellega, et kogu aeg tuleb, et kui seal, ma ei tea, et kui sul nagu see partner tahab, et tahab, et on nagu 20 ja kõik on nagu nii, on ju, sa ei saa mitte midagi teha selle jaoks. Ta ei saa, jah. Nii on, et tahab, on ju, et sa pead ikkagi nagu vaatama ja mõtlema. Ma lohutan sellega, et kõik ei taha 20-seid. Ja ei taha jah, ja siis on veel ka see asi näiteks, et need kooselud rikuvad meid ära. Ma toon sulle hea näite, ma käin ju koolis, sessioonõppes, ma tähendab seda, et ma käin ja üürin ju 5 päeva oma, mida ei üüri või noh, ünaga elan ühe oma väga hea sõbra nii-öelda taga hoovis on ju, ja seal on ju 2 inimese voodi. Ja kas sa arvad, ma magan keskel või? Ma magan ikka seal äärepeal nagu kodus ja ma ükspäev, ma niimoodi, et üks hommikul silmad lasin, mõtlesin, mis mul viga on. Mul on 2 inimese voodi seal, ma saaks tegelikult keskele minna kohe, lausa niimoodi käed jalad laiali ja ma magan ikka seal äärepeal. Vaata, see on see harjumuse jõud. Ja mina magan küll keskel, mul on ju aeg-ajalt, vaata, me elame ka 2 kohas, et kui voodi tühi on, siis ma teen ikka meretäht, mis see on see meritähti. Et selles mõttes harjumuse jõud on ka suur ja vanemas peast näiteks ma arvan, et ka see harjumuse jõud on see, mis hoiab väga paljusid inimesi koos, noh, kui ei ole midagi halvasti seal vahel, on ju. Jah, võib-olla on üks luine, aga kui tihti ma mõtlen selle peale õhtuti, kui noh, ma olen ikka alati siin, või mitte alati, mitu korda mainin ka seda, et minu abikaasa on selles mõttes tore mees, kui tema paneb pea padja peale, tema magab. Automaatselt, seal ei ole mingit vähkremist või mingit asja, on ju. Ja siis ma mõtlen, et issand jumal küll, kui tore, eks sa vaatan teda, kui ta nohiseb seal niimoodi, ise mõtlen, et kui palju mul kõik hästi on, et ta on olemas, on ju. Esiteks mul on hea tunne, ta hoiab mul vahest käes kinni, ma üritan seda kätte saada, sealt ma ei saa, sest käsi sureb ära. Ja noh, juba see kõik ikkagi on olemas ju see koht, et jaa, meil ei ole kogu aeg ju ilutulestikku ega kogu aeg ei ole, noh, eks ole neid asju, aga me viskame nalja ja see, et ma tean, et mul on keegi kodus ja mina olen tema jaoks kodus ja me teeme koos mingeid asju ja naerame selle jama üle, mis meil elu ümber on, noh, sellest piisabki, on ju. Et ei pea, ma saan aru, et seda särinat on ka vahest vaja. Mina olen öelnud seda ka, mina olen krooniline armuja. Kui mina olen telekas mingid ilusad näitlejad, siis mina võin näiteks ööl läbi näha unes igasugu
huvitavaid asju, Ilutulestikku. väga huvitavaid asju seoses selle asjaga, no mida ei trüki musta ja see on okei. Aga ütleme nüüd niimoodi, et ilutulestikku, kujuta nüüd ette, kui sa peaks kas või tund aega järjest ilutulestikku vaatama. Pea kuklas. Esimesed 20 sekundit on äge, on ju, aga siis hakkab nagu haigutama. Ei noh, kõigega tüdinab, et selle koha pealt ma olen nõus. Aga jaa, ühesõnaga, kui me räägime eneseväärtustamisest, siis mis on üldse väärtus natuke nagu tundub nagu rahaline või mõde oleks seal küljes, on ju. Aga mina ikkagi tahan öelda seda, et me oleme inimestena kõik olulised. Meie ei ole need, mis haigused meil on, mis diagnoosid meil on, mis töö meil on. Me oleme inimestena väga olulised kõik. Me oleme kõik siin maailmas olulised, on ju. Ja kui sa ikkagi lõpuks hakkad aru saama, et mina olengi see, kes ma olen ja see ongi kõik, see ongi suur väärtus, siis hakkab palju kergem ja tead, sa hakkad seda välja peegeldama. Sinuni jõuavad inimesed, kellel sa ei pea enam tõestama kogu aeg. Et ma olen keegi või et mina olen ka midagi või noh, et arvesta minuga. Vaid jõuavad sinuni ikkagi need inimesed, kes päriselt saavad aru, et sa oled äge või ja nemad on ka ägedad, siis jõuavadki sinuni niisugused inimesed ja te saate koos asju aetud ja võt sealt tuleb jälle järgmine mingi motivatsioonipallik ja tunned ennast jälle paremini, no näed, nii äge, tore on ju. Noh, ühesõnaga, enesehinnang tekib sellest tavaliselt, kui keegi, noh, kui väljapoolt keegi justkui peaks hinnangu andma. No ma ei tea, kui ma ütlen sulle praegu, et sa oled paks lehm. Ma ütlesin sulle ammu. Noh, et kuidas see peaks nagu sinu, noh, mis see nüüd peaks tegema või see, et ma ei tea, kui ma sind solvan, siis on ju selge see, et minul on mingi probleem. Jah, mina olen ka ju alati niimoodi suhtunud ja mõelnud seda, aga see on ilmselt asi ja ma veel jäin seda mõtlema, et see enesekindlus ju tegelikult täpselt samamoodi, et isegi kui sa aru saad, et kust see sul tuleb, et lapsepõlvest või midagi, et tegelikult saab ju kõiki selliseid asju treenida, on ju, kogu seda positiivset mõtlemist, kogu seda nagu ellu suhtumist, et see on täpselt samamoodi, et nagu me käime jõusaalis, on ju, samamoodi tuleks oma nagu seda suhtumist treenida. Mäletad, Tiia rääkis meile sellest ja sellest on nagu palju juttu olnud, et siis ongi, mõtle nagu asju korda, aga ma arvan, et see kõik hakkab ikkagi sellest, et sellega tuleb tööd teha. Et see nagu niisama tasutada on ilmselt väga harvadele tulnud, on ju, ja kas ta siis ka tasuta on tulnud, seal on mingid asjad võib-olla on nagu, ma ei tea, õiges asendis olnud tähed, on ju, ja nii edasi, et aga... No mõtle, mina ütlesin ka seda, ma olen korduvalt proovinud ja ma olen saanud kogemuse kätte. Ei ole mõtet rippuda, kinni hoida. Esiteks sa teed endale haiget, on ju. Teine asi on see, et sa ei saa sealt enam mitte midagi. Ei anna sulle mitte midagi. Minule meeldib ka ikkagi see, et kui mul on partner või keegi, siis ta võiks ikkagi mind täiendada ja mina teda ja meil ongi niimoodi, et õues teeme asju, eks ole, meesterahvas, noh, meil on natuke stereotüübid ja mina siis sees teen siis need toiduasjad ja need on ju. Ja vahest vahetame neid olukord, noh, ja päris palke mina tassima ei hakka, aga selge on see, et see on see nagu tugi. Aga teine asi on ka see, et meile meeldib inimestena ju koos olla. Noh, ma tean on introverte, kellel meeldiks koopas elada üksipäni. Üksi on hea, on ju. Ma ei suuda kaua üksi olla. Ja kui mul on rasked ajad vahest, siis ma tõmban üksindusse ja ma õnneks saan seda kodus teha ka, ma pean ukse kinni, ütlen kõik, et mul on minu aeg, on ju. Aga fakt on see, et see läheb üle. Tegelikult meil on ikka oluline olla osa millestki, on ju. Kas see pere, kõige väiksem kogukond ongi, kõige esimene kogukond on ju pere, on ju. Ja me tahame ju olla osa sellest, me vajame seda kuuluvustunnet. Ja kui sul on pere, siis sa tunned ennast ka muidugi paremini, sest et noh, kuidagi see võrgustik, eks ole, hoiab sind ja niimoodi, et vaata, meil oli emadepäeval käis üks tore naisterahvas, Karin rääkis, tema mitu korda ütles, et see võrgustik on oluline. Et ja noh, nii et mina arvan seda, et me võiksime rohkem pead püsti jääda. Mitte nii, et kukkuda ei tohi, koperdada ei tohi. Ammu öelda või? Jah, ammu öelda. Nagu vaja on, siis võib ammu ka öelda. Ja, et loomulikult võib alati öelda, et kellegi vorm või kaal ei sobi ja noh, palju õnne, noh. Õnneks ei peagi muga koos elama ega midagi tegema, on ju. Et las ta olla siis ja mina ütlen seda, et kui sobi, ei sobi, noh, ära vaata, mõtlen, lükka edasi ja mis seal ikka. Aga jah, see on huvitav, et kui veel sind niimoodi, nüüd peegeldan, mõtlen, et on ju, et see nagu arusaamine, et sa oled aru saanud sellest, et see on väga, väga kihvt kuulda. Aga huvitav, kas meie nagu kuulajatel, kui teie seal kodudes või kus iganes meid kuulate, et kuidas teil on
kogemusi armukadedusega, kas see on muutunud? Mõned väidavad, et armukadedus vanemas eas tuleb lihtsalt lugemisprillidega ja suurema elukogemusega, aga ta jääb nagu edasi, on ju, et aga noh, kas see on, et õudselt põnev oleks kuulda teie lugusid, et kirjutage kindlasti ja jagage meiega ja tore on mõelda, et kas see on asi, millega saab nagu tegeleda samamoodi ennast nagu sellest välja kasvatada, kui sul see endal on ja see, et kui sa selle objekt oled, see on jälle teistmoodi ilmselgelt nagu see lahtilaskmise käitumine. oskus on ju, sellepärast, et me ei saa rippuda asja külje või inimese küljes, kes ei taha meiega koos olla, on ju. Ja tegelikult seda armukadedust võib olla ka ju näiteks ka töösuhetes igal pool. Sõprussuhetes samamoodi jah, võib-olla, et aga noh, kui sõber ikkagi leiab, et tal on veel ühte sõpra vaja, no las tal siis olla mitu sõpra, Jaa. ei ole midagi teha, on ju. jah. Et jah, vot siuke see saade sai nüüd täna, ega siin polegi enam midagi. Me oleme jälle siin lobisenud, võib-olla sai natuke selgemaks, võib-olla mitte. Mind kõnetab tegelikult väga see teema, sest et see on jube kergendus, kui sa saad aru, et sa ei pea enam rippuma millegi küljes, et sa saadki aru, et kui juhtub, siis juhtub, küll ma saan hakkama, sest tegelikult ma olen, noh, ma saan hakkama. jah, ma olen mina ja ma olen Ma olen väärtuslik, ma olen piisav, on ju. Ma olen piisav, vot see sõna piisav on see väärtus, ma ütlen selle nagu hinnasilt küljes, aga ma ütlen, ma olen piisav, ma olen see, kes ma olen ja see, kellel ei sobi ja see, kellel sobib, see sobib ja nii ongi. On ju. Ja noh, 50-selt on ju, mis me nüüd oleme, et ma ei usu, et meie väärtust nii hullult mõõdetakse nüüd selle järgi, et kui kõhnad me oleme või kui ilusad me oleme või kui hästi me hakkaks lapsi tegema nüüd või need on teised asjad, need on ikkagi mingid muud asjad. Et... Ja mitte, et me ei hoolitseks enda eest, loomulikult meil on väga hoolitseme enda eest, on ju. Täiega, sa trenni muidu teed veel või? Jaa, ma käin käimas. Super. Ma käin käimas, ma see lindi peal nüüd enam eriti ei käi, sellepärast, et seal toas ei ole õhku, võtta, ma ei saa, et kui päike paistab, ma käin kõndimas ja no selg teeb ikka haiget mulle ja niimoodi, aga ma saan hakkama ja ma olen väga, ja ma tunnistan sulle, väga raske oli alustada, väga raske. Jah, ma ei käi iga päev, ma vahest jõuan kella 9 õhtu koju, siis ma ei jõua minna kuskile, aga ma ikkagi käin ja ma teen vähemalt pooletunnise kiirkõnni ja siis noh, ma püüan teha, ma olen hakanud venitama ennast kodus. Tubli. Ja ma tean, see on jälle minu väärtus tõuseb kohe. Veniiv, sa võid endale kirjutada. Venivurme. Et ma ikkagi püüan jah, ja see ongi, kui ei ole harjumus, siis ongi raske, aga mul on parem olla. Seda on rõõm kuulda. Ja. Aga siis... kallid kuulajad, sellega me nüüd lõpetame, siis Urmel on parem olla, ma loodan, et teil on ka parem olla ja kui teil tuli mingeid mõtteid, mingeid asju, siis nagu ikka me ootame väga teie tagasisidet, kirjutage, joonistage ja võib helistada ka, kui eriti hästi läheb, nii et kõike head, jälgige meid kõikides kanalites, YouTube'is ja Spotify's on ikka meie põhikanalid, kust podcasti saab vaadata ja pange siis ikkagi like ja see jälgin ka, et siis meil on tore, kui see kogukond aina kasvab. Aga me täname, soovime kena kevade jätku. Tšau! Tšau!